Oleme otsapidi jõudnud naaberrahvaste juurde. Selliste 90-ndate hittidega võetakse meid vastu. Siit samast kõlarist on paus ka bensiinijaama. Ja härra Kuusnam, kes roolis olnud lähemalt juba 5 tundi vist. Ole hea, võtta seda kohvi ka, mul on kuum natuke see. Siin on ka töölisrahvapüha on ka naabrite juures, nagu näete, lipud on üleval. Teeme Raiuga väikse vahetuse, asi selles on lihtsalt, et vaatasin, mees hakkas ära väsima. Linna sisse sõidul oli sott oli sees, mõtlesin, et võtta nüüd jalg pealt ära, et siin on sefid on tee ääres, kohe oli politsei ekipaas oli tee ääres, mees arvas, et lihtsalt valge masin on, aga natukene vihjena, et selline rohevalged masinad on tegelikult kohalikud politseimasinad. Nii et me oleks saanud esimese surakasid juba korralikult ära juba, oleks nii-öelda vist see võistlustuju juba ära läinud, aga hea, et selline kogenud kolleeg on sul kõrval, kes on enne kogemata Leedus ja Lätis ikka mõned 10, kui mitte 100 korda vast käinud, nii et sina oled vist, nagu mina sain aru, sa oled üldse 2 korda autoga oled tulnud üle Läti piiri. Ma olen esimest korda autoroolis. Esimest korda autoroolis Lätis? On siis erinevad teed nüüd ka miskit moodi või mis pildi on maalinud see? Ei ole teed täpselt samad, et sama sitad kui meil või? Täpselt Riiast eemale, siis teed sitemaks täpselt nagu Eestis Tallinnast eemale. Kuule, aga meie teed ei olnud väga vigagi ju tegelikult ju, see Riia ümbrus oli päris hull või sealt või üle tulime tähendab, Jaa, üle tulek oli ja peale piiripunkti oli väga hull tee. Nii, aga sul läks kõht tühjaks, mida sa siis sööd, näita meile, kus su kott on, võtame koti välja. Kasnikus. See 2 kotti, üks oli see värvikott ja teine oli siis see, no näita, mis siis perenaine kaasa on pannud, Andrale tervistused siin kohal. Ise tegid. Kaua tehtud. Ma näitan korra siin, vana Tallinn alati peab siuke asi kaasas olema. Kui te tulete välja, lähete külla kellegile, siis võtke üks karp komme kaasa. Siin on see plakat veel, võistluste plakat, näete, see oli mul autos eelmis korras, kodanik Kivikas on ka siin ääre peal veel tuletab meelde, see on siis 10.04 absoluutne bikiini kategooria, absoluutne kulturism, see on siis 10. oktoober, nii et valmistuge sinna. Nii, mis sul siis siin on, näite siis perele? Liha ja riis ja midagi liha ja riis, samasugune minuga toit, hakkliha just samasugused, täpselt sama toit. Täitsa igav toit. Copy-pastiga, aga kuule, aga kuidas see siis treener õpilane peavadki ühes künas sööma ja aga see nii suur küna siia meil mõlemid pead mahuvad siia sisse tegelikult, kui panna sisse. Karp on suur vähemalt ja ei olnud väikse võtta. Aga miks see hakkliha sul niimoodi tükkis on? Hakkliha on tükkis, sellepärast, et ma panni peal tõmbas vähe kokku. Panni peal praen ära, siis keeran teistpidi praen teiselt poolt. Aga sa nagu vahepeal ei sega või? Ei sega. Aga põhimõtteliselt ei viitsi nagu või? Põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt. Okei, ei, no see täitsa siukene nagu brikett, meenutab briketti. Pärast brikett ära ongi olema. Ongi olemas nii. Mis me tahtsin veel öelda, kui igaks juhuks alati, kui võistlustel tulete, midagi peab olema kaasas alati ka. Siin on siis veel selline, vaatan, kus meil on, tähistamiseks peab olema alati midagi kaasas. Meil on tegelikult siin võetud selline asi. Teekann, ma korra vaatan. Väike poiss ka. Isegi kui asi läheb jälle hästi, siis selline väike rohi peab alati kaasas olema. Mina ei saa tea, kunas vaja läheb. Elu on näitanud, et viimasel 4 nädala vahetusel on vaja läinud. Nii, aga see on selline paus. Midagi siin väga ausalt öeldes väga filmidega ei ole, nii et selline Läti bensujaamis ei erine meie bensujaamast mitte kuidagi pidi. Aga järgmine paus, ma arvan, tuleb Leedus juba, nii et siis järgmised uudised.